Me oleme siin kopteri juures Tallinnas. Me oleme välja valinud 3 muusikavideot. Mis on filmitud siin samas Eestis. Ja nende ühine omadus on see, et need on välismaa artistide poolt tehtud. Ja me oleme väga põnevil, kas me tunneme need kohad ära, mis seal videotes on. Nii et hakkame pihta. Hakkame reageerima. Kiirreageerimisüksus oleme täna. Aga paneme video käima. Okei, see on siis Alan Walkeri see on linnahall. Linnahall, jah. Kohe tunnen ära. Sees, mina ei ole süksus küll käinud. Kas see näeb tõesti nagu nii abandoned välja juba või? See ei ole enam linnahall, vaata puud taga paistavad ja värki. See on mingi teine koht. See on kuskil Pirital äkki, mingi mets, tundub nagu selline... See võib vabalt olla kuskil mingi Paldiski. Ei, mitte lääne, vaid mitte fucking... Ida-Virumaa või? Lääne-Virumaa või kuskil seal käinud, see Ida-Virumaa võib ka olla. Vaata, seal on mingi linn, mis on maha jäetud selliste majadega. Mis selle nimi oligi? Viivikonna, jah. Seal vist pidi üks inimene elama praegu, ma ei tea. Okei, ma olen seal käinud, kusjuures see nägi tõesti nagu väga selline kummitav välja. Nii ta läheb trepist alla, võib-olla näeme varsti välja ka. Ma arvan, et notajad näevad ka, et praegu trepist alla läks. Korralik hüpe oli. Nüüd ta kõnnib mööda treppe, mööda mingisugusel vanu sassi. See on nagu mitu asja kokku pandud, see on kuskil... Ta on sügisel filminud seda. Oktoobrikuu on olnud. See läheb selle videosõnumiga väga hästi kokku, see on selline, sul on nagu armastus, mis on läbi saanud, selline natukene nukker. Okei, see on nagu see, et armastus on samamoodi nagu ära läinud. Nagu sügis on, läheb jah, täpselt. Nii palju sümbolismi. Auklik riietus oli tal. Tal oli särgis auk sees, siis kui nagu see lehvis seal. Ma ei tea, kas ma selle hüppega oleks hakkama saanud. See on küll mingi viivikonna või mingi selline üks maja teise järgi maha jäetud. Kupliga alla ma poolt. Aga huvitav, miks ta Eesti just valis oma videode jaoks? Ta on nagu nii maailmatasemega artist selles mõttes, et on mingisugune 5 miljonit jälgijat YouTube'is. Tead, millegipärast ma arvan, et on sõbrad siin või midagi sellist, et Eestis... Kui sa oled mingisugune tuntud artist või midagi, siis ainukene põhjus, miks sa Eestisse üldse tuled millalgi on lihtsalt see. Keegi mainis, et see on olemas. Või seal oli kuskil kohtasid mingid inimesed, sa oled nendega sõpsuks saanud ja siis nad kutsusid külla ja siis sa vaatad, et näed, me saame tasuta videot teha, et mitte maksma selle eest, et me saaksime seal filmi. Maha jäetud majades tasuta teha, on ju. Ja nüüd on mingi põld. Kas ta paneb põlema selle huvitav või? Tal on mingi asi on käes, mingi süütepomm või mis ta... Ta on mingi rongi juures ka. Teeb enese tapu. See seisis seal, seisva rongi ees, ma teed enekat. Tal on muidu see maski teema. Kui teil on mingisugused enekamõtteid, siis peaasi.ee kirjutage. Enne kui hilja. Nüüd on Rummu karjäär. Kas tal on see mask ees? Vaata, tal on see maski teema, et tal oli minu juurest artisti nagu selline tunnusjoon, see, et ta kandis juba enne koroona aega maski. See on nagu see, et Nublu kannab kogu aeg oma päikseprille, et keegi ei tea, miks et tema silmad on. Ja, ta julge oma nägu. Ta on ilus mees muidu selles mõttes, et miks ta oma nägu julge näidata. Ongi mask ees. Aga tema nägu üldse ei ole näha. Seal kogu aeg selja tagant. See on nagu selline salapära. Ma vaatasin, et ta istub. Potil istub. Ei ole, ta on voodis vist kuskil. Vaata, see on see armastuskiri võib-olla. Ta otsis mingi pilti. Mingi maja on, see on see, mis ta enne välja nägi. Nüüd on see ka maha jäetud, otsib igalt poolt seda kohta. Kõik on maha jäetud ühesõnaga. Nüüd ta näitab oma nägu, aga me ei näe ta nägu. Milline bänger nagu lihtsalt. Sükke laks. Mina ausalt öeldes enamusi kohti ära ei tundnud. Ma nägin ainult linnahalli ja Rummu karjääri. Ülejäänud olid minu jaoks mingisugused suvalised maha jäetud majad. Ma ütlen, tal olid väga-väga ilusad kulmud. Kulmud oli ainult asi, mis sa näost nägid, on ju. Silminegi ka, aga kulmud olid eriti hästi nagu ilusaks tehtud, nagu raamitud. See, mis nagu välja paistab, selle ees pidi hoolitsema. Aga minu juurest oli nagu see, et siit nagu jääb nagu eriti selline maha jäetud mulje Eestist. Et kui inimene vaatab seda, teab, et see on Eestis filmitud, siis tundub nagu, et see on nagu mingi eriti hull endine Nõukogude vabariik, kuskil Ukraina, mingisugune Ukrainaga samas paadis. See on nagu see, et mis Tenet filmiti vaata Eestis hästi suures mahus on ju. Kaasa arvatud kohad, mida filmis väideti olevat Ukraina. See on tegelikult Eesti.
et põhimõtteliselt me oleme uhked selle üle, et me näitame sellist mahajäetud, koledat, ohtlikku, kriminaalset Eestit maailmale. Jaa. Aga noh, iga reklaam on reklaam, nagu öeldakse. Võtame järgmist siis. Jah, järgmine on siis Lindemann, kes on Rammsteini endine solist. Väga talvine. Spooky. Nagu mingi hullumaja oleks. Selline crazy vibe on küll, jah. Ainult sulased lumi ära vahepeal. Ta laulab nagu mingist laevast ja pilvedest, aga midagi sellist küll näha ei ole. Und ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund. Sa meeldid mulle, kui sul on see käeg suus või? Nagu mingi fetiši teema. Tal on kaelas ka mingisugune... Tal on mingid loomad ja nüüd ta segab oma mune. Nuusutab ka. See küll ei ole tea koht selle mainimiseks. Ühesõnaga talle hullult meeldib see, kui tal on see kniibel mundis. Aga nagu, ma ei saa seal nagu... Mis värk see oleks? See pidi olema mingisugune ilus loodus muidu. Aga see pidi olema mingi saksa mingi teema selles mõttes, et sakslased on tavaliselt sellised, et ei ütle, ei jaga oma arvamust. Okei, see koht on vist välja lõigatud selles päris videos, mulle tundub. Me vaatame seda tsenseerimata versiooni. Jah, see, kus on need paljad pepud ka. Pissid! Aga neil on nagu jumala suva, et seal on mingi paljas tšikk. Lihtsalt lasevad edasi ja ignoreerivad. Need ei huvita. Tähelepanu kuskil mujal. Kala! Tuleb mingi... Keegi teist kõik surnud. Ärkas surnust ellu vahepeal. Tuleb mingi näki neid seal. Näkk tuleb ja päästab su ära. Ta tegi suu lahti, et see kniibel saaks talle suhu tulla. See on nagu... Kas sa oled näinud seda sarja, see Babylon Berliin? Okei. Ma... Asja... Oh my god. Asja ei ole. Okei. Nagu päriselt. Et laske käia. Kui sulle meeldib, siis tee. Okei, osadel vist on jah nagu see mingi päevade teema, et see on nagu erutav. See on ikka mingi Max Fetish video nagu. Ma mõtlen, see kala on kindlasti ka kuidagi näinud. Oh my god! Issand, jumal, ta sööb... See on palju rõvedam kui see osa nagu. Kas sa nagu meelega panid 2 kõige rõvedamat asja korraga või? Oh my god. Aga ma tahtsin enne öelda, seal Babylon Berliinis oli üks ikka koht, kus näitlejad lihtsalt. Ma ei saa, sorry, ma tahaks kuulata seda, aga lihtsalt... Näitlejad nagu uppus kaamera ees, saad aru, see nägi nii realistlik välja, ta oli vees reaalselt ja uppus, see meenutas mulle seda, mis siin toimus enne. Mul on nagu pigem küsimus, et nagu, mis temaga nagu juhtus? Mis aru nagu? Nagu see, et Rammsteinist nagu sinna välja jõudis. Mis peab nii groteskne olema? Ma saan aru, et teil on mingi hull sõnum, et sul on suu kinni pandud sellega, aga nagu see on päris selline, ütleme, ma ei tea, 25+ video. Võib-olla ta nagu see point on selles, et kui sa nagu kogu aeg oled nagu tasa on ja siis... Sul hakkab verd tulema? Ei, siis pole ime, kui sa kogu aeg ennast tagasi hoiad, siis pole ime, et sa suletud õstedega toodad palju fetish-pornot. Mis on Saksamaal ju väga tavaline, on ju? Vähemalt nagu meie eelarvamused. Kalasöömine näiteks, suure ankeri ja suhu toppimine. See oli rõve. Kas teil nagu... Minu meelest angeres on natukene nagu madu, et ta maitseb küll väga hästi, aga nagu... Vingerdab suus. Aga ta on nagu... Mina olen ainult sushis söönud, aga nagu... Ta on nagu... Ta näeb välja nagu madu, noh!
ma ei kujuta ette, kas ma saan seda rummukarjääri nagu veel sama tundega, mis mul enne seda video vaatamist oli minna. Tuleb see anker ja see naine kohe silmed. Mis see meie alla? Ok. Vaatame siis Almat. Ma ei tea, mis bänd see on, aga igal juhul Soome bänd ta peaks olema. When I die. Algus on sama nagu Rammsteinil. Lumi. On jah. Samal aastaajal filmitud. Talv. Või see on Soomes nagu... Kõik on surnud seal, näed. Kirsten jaa seal. Aga paistab, et nad ei ole väga rikkad, et nad ei saanud seda nagu kirstuautot võtta, nad pidid ise auto külge panema. Kas on tõesti Eestis tehtud siis? Mulle tundub, et nagu Eestis tehakse ainult videosid, mis on tehtud kuskil nagu üli mingisuguses sitaaugus. Kuule jaa. Aga samas meil on veel sellised kohti. Kurat igal mujal. Hääl on tal hea. Mingi valge roos oli seal. Kas see on nagu mingi sümbol? Mille sümbol valge roos on? Mina ei tea. See on surmasümbol, ei ole või? Tuuakse valgeid lilli. Valgeid roose. Neid, mis saaristad. See on nagu see surnuaia ja teed. Oli mingi, nagu püha õhtusöömaeg oli, mingi laud oli seal. On jah. Nagu Jeesus. Kollaste juustega Jeesus, naissoost Jeesus ja jüngrid. Ma ei oska seda kommenteerida üldse. Need kõrvarõngad tõmblesid hästi lõbusasti. See oli tore. Aga nagu meloodia on jumala catchy minu arust. Laul on hea. See on nendest kolmest võib-olla kõige nagu mulle sellisem sümpaatsem laul. Kuulete või? Tegelikult see Alan Walkeri laul on päris hea minu meelest. Ma olen seda kuulnud. Mul on sellest nagu suht kopees juba. Aga tal tuleb ka nagu mingi... Suust välja midagi, mingi must asi. Marko Tasane! Okei, Marko sai feimi. See on vist Marko kõige rohkem nagu vaatamisi saanud video. On või? Ja tal on tervise mingi 4000 ja midagi sellist. Endal on 4000, siin on siis... Enda videod jah, nüüd on vaata kellegi kuulsama inimese videos. Marko lõpuks on saanud normaalsesse videosse. Kui selle kohta saab normaalne öelda. Muidu on ta, kas siis enda need, mu Kreeka jumalanna videotes, mis, seal on need maasikad tehtud all. Väga. Mul oleks mõte kadum. Aga need kollased juuksed on väga nagu põnevad. Mitte ma endale tahaks neid, aga okei. Seal mingi verine inimene kõnnib laual. See klaveri panid põlema. See klaver oli ka mingi selline nõukaaegne. Oli veits. Jaa, aga äkki ta nagu mängis veel. See on mingi nagu räme surmateema ikkagi. Mingid luukered ja laibad ja kirstud ja... See on nagu mingi Soome. Soomes on kõik laipadega. Soome. Räägime ainult surmast. Nagu mingi lordi, vaata, mingi tulevad sul mingi luukeredana seal mingi laevale. Millest muust sa ikka mõtled, kui surmast on ju Soomes? Seal midagi mõtled. The end. Is near. Ok, mõtleb. Minu jaoks see video jäi kõik arusaamatumaks, et ma ei saanud selles mõttes, seal oli nagu hästi palju mingid sümbolid kokku pandud. Kas oli, võib-olla oli see püha õhtusöömaeg seal ja mingi surm ja valged roosid ja luukered ja siis oli, ühesõnaga seal oli kuidagi hästi... Ja surma põletamine, et nagu... Äkki see oli nagu sümbol selles mõttes nagu, et kui nad selle kirstu põlema panid, vaata, et suva sellest surmast... Äkki mingid teemonid läksid ära, et panin selle põlema ja siis vaata, seal oli nagu mingid sellised nagu mingid kahtlased teispoolsuse olendid. Vampiiritapp ja Buffy tuleb oma selle puidust selle ristiga. Puidust riistaga. Mis asi see puidust asi tal oli, mis ta kaelas oli tavaliselt või? Mina nii vanasid asju ei tea. Ma mäletan sellised saated. Aga ma ütleks, et nagu see viimane laul oli kõige parem, aga see video oli nagu selline, mida ma peaks 5 korda üle vaatama, millest ka aru saada. Natuke rohkem sõnu ka kuulema võib-olla. Jah. Aga igal juhul, kui teile meeldis see, kuidas me reageerisime, siis jälgige meie kanalit. Ja kirjutage video kommentaaridesse, mida te tahaksite veel meie kanalil näha. Ja vaadake kindlasti ka meie teisi videosid, sest need on väga head. Miau. Urr.